Et mina olen siis Aleksandr Jastremski. Praegu töötan Sampus, aga selle teemaga ei ole üldse seotud. Ja täna ma hakkan teile rääkima, aboneerima nende eelmistele inimestele, kes kirjutavad mängu, aga meie siis need inimesed, kes teevad nendele mängu tegijatele 1-0 ära. Et ühesõnaga, miks just nagu kirjutakse mingit tarkvara automatiseerimist või mingisugust botte? Et no, kaks põhjust, et nagu hea progeja on laisk progeja ja ideaalne on siis teha sellist nagu saavutada tööl sellist nagu situatsiooni, kui mingi asi juba programm sul kirjutad niimoodi, et ta töötab ise. Et vahepeal mulle ka räägivad, et umbes, et sa vist tööl ka enam ei käi, et mingi bot sinu asemel käib tööl. Ja nii ongi esimest asja, mis ma tegin, tulin Samposse, automatiseerisin paljud protsessid, et oleks vähem tööd. Ja siis kui mulle öeldakse, et umbes, et no mingi deploymenti asjad ja igasugused bildid automatiseerisin ära. Et kui nagu mingi asi nagu koosolekul räägitakse, et vot meil mingisugune asi teeb deploymenti, siis nagu praktiliselt räägivad, et nagu Aleksander teeb deploymenti. Ei, come on, ma ei tee midagi, see kõik automatiseeritud. Ja loomulikult automatiseerimisega annab ka nagu teha näiteks testimist. On olemas mingisugused aplikatsioonid, mis võimaldavad veebi testida, paksud kliendid. Ja need on sarnase põhimõttega. Ja siin nagu ei räägitud ka, et keegi mängis seal 48 tundi. Et no, ma olen viimane, mul aega on, ma räägin siis, et mul elus ka oli üks kord siuke juhus, et ma mängisin palju. See oli siis, kui ma käisin veel koolis ja mul anti ühte mängu, Dune Battle for Arrakis. See oli Sega mäng, kassetiga niimoodi pistid sisse. Istusid peale kooli kohe jooksul, kui koolist koju panid kasseti, hakkas mängima. Mäng oli nagu tooaegne graafika, oli halb nagu, aga põnev oli mängida. Mängid kell 12 ikka, mängid kell 1, mängid homme vaja kooli minna. Kell 2, kell 3, no nüüd lähen magama. Kell 4, mis ma ikka enam lähen magama. Kell 5, kell 6, varsti kooli, okei. Varsti kooli kell 7, klõpsas uks, et tema läks tööle. Klõpsas uks, mina magama. Selle hetkel, kui ema läheb mööda, ikka tuleb välja ja rahulikult tema tuleb. Ja siis ema läks tööle ja siis ikka mängib kell 7 on vaja kooli minna, et viimane aeg kodust välja minna. Esimesse tundi ei lähe. Ja siis niimoodi kuni sendini välja, et tuleb ema koju ja siis, kuidas läks koolis? Väga tihtop läks, koolis ikka ideaalselt. Ja siis ma tõusin püsti järgmine päev kell 12, et ma mängisin üle 24 tundi. Käisin esimest korda tualetis söömas ja läksin magama. Et no see oli minu elus üks kord teinud ja isegi Vovi ma suutsin mängida niimoodi, et ikkagi õigel ajal enam vähem magana minna. Nii, aga kui te automatiseerite tööl protsessi ja peale minu loengut või mis edendust, et te suudate tulla tööle ja automatiseerida protsessi niimoodi, et kõik nagu toimib ideaalselt ja ilma teeta, et ärge saavutage sellise seisundi, kui see viimasel pildil, et umbes tuleb ülemus ja ütleb, et ma valandan sind, miks. Aga see ei tee oma tööd, et tõesti, mis moodi, et nagu, siis ta ütleb, aga ma vahetasin monitori paberkasti vastu juba nädalt aega tagasi ja see ei pannud tähele. Et ärge saavutage sellist seisundit, et nagu jah, et ikkagi, kui te automatiseerite, hakkage automatiseerima järgmist protsessi, et neid nii leidub. Et see on see miks nagu. Teine asi on kuidas. Et praegu see, mis on ekraani peal, need kaks raamatut on kirjutatud ühe nagu tegija poolt, Chris Kaspersky, kes on reaalselt nagu midagi nagu häkkinud ja reaalselt midagi nagu oskab. Ja need kaks raamatut suudavad teha väiksed ülevaadet, kuidas paksud kliendid, mis käivad teie arvutis, mitte nagu serveri omad. See jutt ei käi praegu veebi häkkimisest, see on see, kui te programmi installisite enda arvutisse. Kuidas neid saab nagu disassembleerida, kuidas neid saab ära häkkida.
ja mina küll mõtlesin, et nagu esialgu mul oli huvitav, et kuidas siis nagu ikkagi näiteks Adobe Photoshopi pannakse mingid tablette peale, mingid patchideks ja siis ta on nagu litsenseeritud. Esimesed litsenseerimised olid nagu sellised, et keegi paksus kliendis kirjutab, et is registered võrdub false. Sina võtad mälu ja kirjutab is registered võrdub true. Sellega asi oli nagu ära häkitud. No nüüd on nagu süsteemid on natukene keerulisemaks läinud. Aga ikkagi see asi nagu näitab ilusasti, kuidas saab neist üle minna. 2 need raamatut, mis võib-olla tasub kas või niimoodi natukeselt vaadata ja võib-olla panna riiuli peale, sest need on ülirasked ka. Et kuidas siis nagu bot töötab, mis nagu paikneb programmile, mis paikneb teie arvutis. Et sellel arvutiprogrammil on olemas, kui ta nagu ta oli kõvaketer, ta pani teda käima, nüüd ta läks mällu. Ja siis järelikult mälus on see kõik nagu, need teie klassid on lahti läinud ja kõik need muutujad on need kuskil olemas mälus kohast X kuni koha Y. Ja seal need eksisteerivad ja neid annab lugeda suht lihtsasti. Siis me tekitame siis nagu siukest programmi, mis pidevalt loeb seda mälu ja leiab ta üles need muutujad. Paneb endale nagu salvestab neid ära teatud perioodiga. Ma ütlen ausalt, see periood võib, värskenduse refresh nagu periood võib olla lausa näiteks 0,1 sekundi, kuna mälu lugemine on nagu ilgelt kiire protsess nagu. Ja sa lihtsalt kopeerid endale seda mälu ja juba endale sobivale kujule. Sa tekitad mingi klassi või mingisugust programmi, mis teeb otsused vastavalt nendele andmetele, mis sa näed ja saadad käsud programmile tagasi, tema ekraani kuvasse. See on kõige nagu parem ja elegantsem lahendus, sellepärast, et kui sa nagu hakkad otse mälu muutma, et nagu is registered võrdub false, siis ammu on olemas kaitsemehhanismid, mis vaatavad, et kas keegi kirjutab sinna mälu registrisse ja kui sa kirjutad, siis kohe bännivad sind ära, kuna nagu sinna nagu kohta ei tohi kirjutada. Spetsiaalne nagu programmi sees on lisaprotsess, mis kontrollib, et nende registrisse keegi ei kirjutaks. Ja keegi elegantsem ongi, sa loed ainult mälu ja vastavalt sellele praegu selle mängu seisundile näiteks, sa saadad käsud läbi klaviatuuri ja hiiri, emuleerid inimest. Nii, lähme siis edasi. Et siin on nagu väiksed kooditükid selleks, et kuidas nagu mälu lugeda. Põhimõtteliselt üks asi on see, et siin võite lugeda seda koodi, võite mitte, aga põhiprintsiip on see, kui see asi on teie arvutis ja teie arvuti mälus ja kui teil on kõik nagu õigus seda mälu lugema. Et see on teie arvutis, et panete ta lihtsalt nagu debug moodis ja siis hakkate lugema seal kõik, mis te tahate. Et keegi ei saa teid keelata. Pole võimalik kirjutada sellist programmi, mis juba sinu arvutis on üliturvaline. Et kui ta juba sinu arvutis, siis tee taga, mis sa tahad. Põhimõtteliselt siin on nagu sellised read koodid, et mine debug moodisse, ühenda protsessi otsa, leia seda protsessi, ühenda protsessi otsa ja hakka nüüd lugema just mingi kohast X seal nagu näha nagu, et see tarkvara mälu algusaadress pluss veel mingi lisaaadress ja loe sellest kohast mingisugust asja. Ja kui sa näiteks tekst, siis konverti need baitid stringiks ja näiteks UTF-8 ja siis saab juba kuvada need inimliste kujul, mitte need nullid, ühed ja BF-id ja mis iganes, aga juba inimeste loetavas keeles saad nagu tõlgendada juba ekraani peale. Eks see on siis nii palju mälu lugemisest, see on, usuge mind, on ülilihtne protsess, kõik ristapud olemas. Aga kus siis mälu lugeda, mis kohas? Et ta kuskil asub, kus mina saan teada? Kui te näete, et mingi tarkvara saadab error reporti, siis järelikult see programm on nagu kompileeritud debug moodis. Selleks, et normaalselt vea reporti saata, teie arvutis on vaja, et muutujate nimed säiliks. Ja kui need muutujate nimed säilivad, siis on olemas spetsiaalselt tarkvarad, näiteks see IDA disassembler, et mis oskab leida need stringid üles. Disassembleerijad nimetavad need asjad stringideks. Ehk ühesõnaga ilusasti näitab, et praegu sellel mälu aadressil asub selline muutuja nimega näiteks get zone text. Ehk see tähendab seda, et selles mängus on selle koha peal mälus parajasti kirjutatud see sõnadega,
kus sa parajasti asud, mis nagu map'i kohas. Ja kui lähed edasi, ega see, me ju kõik teame, et see mälu on võib-olla dünaamiline, et need objektid sündivad seal ja siis nad surevad ära ja siis on vaja mitte ainult nagu seda praeguse koha teada saada, aga on vaja teada, et mustrid, kuidas järgmine kord, kui see programm käivitud või on teine seisund mängus, kuidas üles leida seda koha. Ja siis need samad vidinad, mis nagu assembleerivad, aitavad ka teile leida pseudokoodi, kuidas järgmine kord on nagu seda leida. Kuidas see toimub? Umbes, et kui teil laetakse mällu asjad, siis on olemas programmi algus, kuskil läheb mingisugused teie klassid ja see klass, mis teie huvitab, asub kuskil kindlasti siin. Ja selle klassi all on olemas muutujad. Järelikult te otsite seda klassi algust, lisate sinna paar baiti ja saate näiteks player name. Või näiteks, kui te leiate juba seda nagu playeri, järelikult te selles playeris loete välja kõik, mis nagu arendaja sinna pani. Nimi, ma ei tea, subzone, level, mana, health, mis iganes. Et need asuvad selle objekti algusest 3 baiti kõrvale. Ja siis need samad ristapuud, mis disassembleerivad, otsivad need stringid üles ja muutuja nimed, need aitavad teil ka genereerida pseudokoodi vastavas keeles. Et kuidas te pärast peale järgmist käivitamist leiate selle tarkvara algusest, mis patterniga te leiate seda sama muutuja pärast järgmine kord üles. Ja kuidas te manipuleerite? No see on veel ülelihtne, et te lihtsalt saadate läbi klaviatuuri või hiire käsud. No, te lihtsalt peate hiirt paigutama õigesse kohta ja vajutama hiire nuppe. Selleks on ka olemas kõik nagu igas keeles on olemas vahendid, millega seda teha, et vajutada klaviatuurile mingit täht. See on ülilihtne. Meil oli isegi selline mure, et ühes versioonis, mänguversioonis tehti spetsiaalne protsess, mis käis ja kontrollis. Ega keegi ei nagu pane läbi klaviatuuri käsud. No spetsiaalne tarkvara, nagu antiviirus oli, aga see oli antibot nagu sinu arvutis. See on küll keelatud, et kui sa käivitad mängu.exe, siis sinu jaoks ilma sinu teadmata ei tohi sündima mingi võrrast protsessi. Ja seadus nagu näitab ette, et mängu tegija ei tohi sinu arvutis käivitada mitte midagi kui peale seda mängu. No aga tookord lihtsalt oli nagu seadust rikkunud ja üritas need kätte saada. Ja siis me tegime väga pullilt nagu. Siis me käivitasime boti arvutis, mis oli VMware, virtuaalne arvuti. Virtuaalses arvutis me panime mängu käima ja siis tuli välja, et me klõpsasime mitte nagu ekraanikuvad, aga virtuaalses masinas ekraani. Ja siis tuli välja, et see bot ei asunudki too arvutis üldse. Saatis käsud läbi virtuaalmasinat ekraanisse, no kõrval arvutis sisuliselt. Ja sellega oligi niimoodi, et pole võimalik kätte saada. Et usuge mind, et kui on olemas inimestikku moodi, et see emuleerite inimest, siis järelikult ei kätte ei saada. Nii, lähme siis edasi. Näiteks mängime. Et ma olen nüüd lähen arvuti taga ja reaalselt hakkan näitama, kuidas see nagu asi toitab. Teine loomulikult huvitav moment, et igas mängus mängu tegijad üritavad tõestada, et sa ei ole inimene. Siis nad hakkavad sinuga chatima. No aga mis me ikka, chatime nende vastu. Et vaatame, kuidas see nagu toimib. Tere poolda. Läksid esimesse riikliku välja. Mängime selle sama World of Warcrafti. Mul on praegu tegelane siin, ma panen üle suur ekraani, et te näeksite. Et see on MMORPG, massively multiplayer online, kus inimesed jooksevad, chativad, mis iganes need seal teevad. Näete, siin on see chat, mis on seal vasakul käes, et keegi midagi räägib seal, parajasti reklaamib praegu midagi müüki. Ja mina siis nagu olen see tegelane, kes siin nagu toimetab. Et mul on vaja siis selles mängus parajasti teada saada tegelase nime, et kus ta asub parajasti, et teda liigutada, et saate klaviatuuri käsud vasakule, paremale, hüppama ja muud asjad, mis on reaalselt tavalise klaviatuuri vajutamisel. Ja ma olen näitanud, kuidas see nagu toimib, kuidas see tehakse.
ma vist ei hakka teie aega raiskama, et need samad riidakoodid näitama, kuidas ma nagu need kätte saan. Aga ma näitan juba resultaati, et see sama chat eksisteerib mälus. Ta on nagu peaaegu stringi kujul, XML-i kujul. Ma loen välja õiges kohas ja saadan ta nagu välja programmist, mis tegelikult siit ilusasti saab näha. Kogu tekst, mis siin võtan endale. Et siin on ta olemas. Et ma lugesin õiget kohta, õiget kohas mälu, siis ma saan teada, et mille selle tegelase nimi ja tema koordinaatid. See on siis oma tehtud rakendus või? Jaa, oma tehtud rakendus. Et see on see sama rakendus, mis nagu attachis selle protsessile külge, näete, ta hüppab spetsiaalselt, et mängust välja ei viskaks selle, et sa nagu ei tee mitte midagi. Et ta saadab lihtsalt space'i sinna. No, ja siis ta nagu loeb õiges kohas mälu ja tõmbab seda endale ja pärast näitab minu tarkvaras. Ja nüüd on nagu see moment, et mänguarendajad tahavad tõestada, et sa oled bot. Ja kuidas see tõestaks? Blizzard näiteks palgatas inimesed ja õpetas neid, kuidas mängida, kuidas nagu suhelda suhtlemise mootoriga. On olemas sellised suhtlemismootorid nagu Alice, mis suudab nüüd 10 minutit sinuga vestelda. Sa ütled talle tere, sa ütled su tere. Aga need juba nii osavad, et nad oskavad seda mootorit ära häkkida, et nad teavad, mis ta vastab ja no mis siis ikka teha? No kui see chatimismootor ei sobi, eriti veel poole sellist mootorit eesti keeles, aga vene keeles näiteks. Et mis siis ikka teha? Pole viga, et bot töötab kodus, sina oled tööl. No see on normaalne inimene, pead ju tööle minema, mitte mängida seda kuradi mängu. Ja mida kurjama need samad mündid seal, et õhtuks saaks need midagi osta, kui sa mängid. Et lasta jookseb ja korjab need kõik asjad, mis on tööl vaja. Aga õhtul sa tuled ja siis saad mõnu mängus juba, sa lähed, mis iganes ostad ja siis ma ei tea, mis veel müüd kellegile midagi maha. Ja kuidas seda teha? No parajasti ütleme, et see asi töötab mul kodus ja saadab kogu see input, mis sulle suhtlemisega saab 10 senni, no mis sul viga on? Ja see vend tuleb, kirjutab sulle, ma teen sulle X-nal ära, et ma tõestan, sa oled mitte inimene, kirjutab sulle, tere, kui vana sa oled, temal on kõik andmed sulle olemas ja ma tean, et sul mängu mängib ka sinu vend, et kui vana tema on, loomulikult chatimismootori oskaks sellele vastata. Aga mina ju oskan, kirjutan talle midagi vastu, no ma lihtsalt kirjutan praegu. No kirjutan, näed, ta läheb trükkib ja vastab. Mis ta viga on? Et kui ta kirjutab mulle, mina kirjutan talle vastu. No. Et see on nagu ülimugav moment oli tekkinud. Ja ma vahepeal tegin ka niimoodi, et praegu ma ei suuda teile näidata seda praegu. Aga usuge mind, et vahepeal, kui ta ütles, aga mida ma paresti teen, siis ma saatsin toarutsi screenshoti endale. Ja siis vaatasin, et mis ta teeb. Kui ta nagu ütles, et nagu, et aga mis ma nüüd teen? Ma panin nagu video ka nagu endale, et vaadata, mis ta kurat ikka teeb. Okei, sa teed paresti seda. Ja siis küsimus, et miks sa juba 3. päev üle seda puud jooksed ja korjad seda nagu, ma ei tea, nahka või puid seal. Ma ütlesin, mulle meeldib niimoodi mängida. Ja kui mulle 10. korda kirjutati, et umbes, no sa ju nii palju seda üks ja sama tegevust, ma ütlesin, et märkige endale ära, et ma olen inimene ja ärge rohkem mind sellega tülitage. No ei oligi niimoodi, et rohkem ei tülitage. Märkige endale ära, et pole mõtet selle mehega mässata. No see on siis nagu nii naljakas moment, et kuidas nagu seda ära teha. Ma küll tahtsin teile näidata, kuidas nagu HTML-mängudele tehakse üks neil ära, aga see mäng, mis ma nagu tahtsin näidata, et ta vist on parajasti offline. Ta nagu remonditööd, nagu teil tavaliselt seda nagu niimoodi. Ma kontrollin küll üle, kui veel ikka remonditööd, siis nagu ei saa midagi. Kui on, siis ma näitan. No, võib-olla isegi saab, ma proovin. Et kui saan sisse, siis ma näitan, kuidas HTML ikka toimutakse. No see on veel lihtsam, kui sul on olemas seal nagu töötab suurepärane, siis ma saan näidata. Nii, et hakkas tööle, jah, parandasid seal remontisid. Ma login sisse ka siin botis. See on veel lihtsam, kuna olemas nagu tegid seda, mis mängus on Flash, ei ole, kätte milles. Väga hea. HTML-i saab ilusasti parsida.
et samamoodi ma lugesin praegu sisuliselt HTML-ist, nüüd midagi muutus, et HTML-ist lugesin, näete, siinsamas on need samad, palju on kristalli ja midagi igales, ma lugesin siia kohe need välja, need muutajad. Ja siis, kui mul on vaja midagi teha, siis ma nagu seadistan seda mängu ja hakkab tööle. Aga ma ei tea, kas ma suudan nüüd näidata. Üks mure on alati, kui need tegelased teevad uue mänguversiooni, siis järelikult need asjad, mis sa enne otsisid, hakkavad tasuma teises kohas. Järelikult sa peadki, praegu ongi selline moment, oli nagu muudatused, asjad, mis ma tahan, no suurem osa asju asub õiges kohas, aga mõne asjad tasuvad vales kohas ja sellest praegu mul kirjutaski, et string oli vales formaadis ja nii edasi. Ja ma vist parajasti ei saagi näidata, või saab ikka, juba hakkas toimuma. Et ei olnudki nii palju vigu, et ta nagu loobus meil. Ja nüüd ta nagu klõpsab seal vastavalt sellele, et HTML-is leiab midagi, leiab üles ja vajutab seal. Ja otsib praegu, kui palju maksab see, korjab kokku, näete, saatis mingi laeva parajasti, ma teen suure ekraani peal, siis on paremini näha. Et muidu nagu käib läbi seda saiti ja lihtsalt klõpsab. Ja see input, mis ta teeb, on leidis tegelast nüüd hakkab peksma, et see ei sobinud, võtame teist, see oli liiga tüga, võtame järgmist, no leidis peksis nagu soovis, järgmist ja nagu ja hakkabki läbi seda saiti tegema, käima ja tegema. Ja vastu seda on ka päris raske võidelda, praegu vaata, mis ta kotis on, et hakkab müüma vist, ma kusjuures krutisin sinna AI-t ja nüüd ma enam ei tea, mis ta teeb, et ma pean küsima tema käest, mis sa pärast ei teed ja miks sa seda teed. Et ta on juba nii osav, et ta ise õpib nagu. No läks praegu mingi teistega. Sa võid ise tema vastu mängu, kes võidab? Ei, loomulikult tema. Sest inimene ei suuda reageerida nii paasti. World of Warcrafti ma vahepeal oli mul, ütleme, mis ta on see challenge, ütleme, jah. Mul oli, et kas ma suudan areenal, kus on inimesed nagu skillitud inimesed, mängivad mulle vastu, kas minu bot teeb nendele üks ära? Loomulikult teeb. Sest inimene ei suuda arvutada sellist asja, et mul on maanad nii palju, et 235, selle eest ma saan 3 fireballi, üks inimene ei suuda seda nagu ideaalselt. Loomulikult on olemas sellised mängijad, kes nagu mängivad paremini kui arvuti. Näiteks mina mitte kunagi ei hakka kirjutama bot'i shooterile, siis ma nägin, et kuidas nagu inimesed mängivad shooterit. Seda arvuti ei ole võimeline arvutada välja. Et umbes jookseb mingi mees, jookseb maja taga. No, et selleks, et arvutada välja trajektoori, mis trajektooriga peaks viskama nuga, et üle maja visata ja saavutada ta pea sisse, et tappa, mitte jalga sisse, pea sisse. Arvutile kulub, ma ei tea, no kindlasti kulub geomeetriat on nii palju, et tal kulub mingi 2-3 sekundit, no sellel hetkel see vend juba teises kohas. Inimene võtab lihtsalt nuga, viskab ja ongi peas. Et kuidas ta seda teeb, ma ei tea, mismoodi ta aju töötab, pole võimaline aru saada. Aga inimesed teadus sultelis mängivad paremini kui arvutit, igal juhul. Intuitsioon, no ma ei tea, ma olen isegi näinud, et kõige pulli moment, et meil oli kunagi, me mängisime shooterit nagu teamplayiga ja olime nagu suurel võistlusel nagu mänginud elanud. Ja siis meil oli nagu trenni ajal, oli üks poiss, nagu me TeamSpeakiga suhtlesime, et ta oli nagu teises rajoonis, mina olen teis kohas, aga me suhtleme. Ja mängime mängu, meil oli nagu selleks, et nagu saavutada viimase finaali, on vaja saada, väga oluline otslastega mäng. Ja üks mees tõmbab, no kogu mängu on nagu, no nii ülivõimas, nagu saab silmadesse pikk, no nii osa. Üks patron ikka võidab. Aga kogu aeg on siuke moment, et midagi taga on valesti, totaalselt täna on temaga midagi valesti. Siis kui mäng lõppes ja ma ütlesin, et tema naabrile, kes tema kõrval, mine vaata, mis temaga on, mis mingi pullitab seal, nagu räägib kuidagi imelikult, helistab tagasi, ütleb, ta on mängib täis peaga ja mängib veel rooliga ja pedaalidega shooterit. No arvuti ei ole võimeline sellist asja näha. Ja no, et ongi lihtsalt. Ja
ja siis point ongi selle, kui mäng on lihtne, triviaalne, et on vaja midagi klõpsutada, siis mul on alati küsimus teile. Miks te panete meilt 48 tundi klõpsama? Tehke midagi sellist, mis nagu sa lihtsalt paned oma sammud järjest ja lähed tööl, andke meile võimalus tööl käia. Et tehke midagi selle. Ühe kommentaari ütlen. Tegimegi Q selle pärast, et me teadsime, et rahvas teeb botte. Davai, anname kõigile 24 tundi, las panevad. Aga tark inimene oskab muidugi arutada, kuidas need peaksid Q tegema, eks ole. Kui parem nagu arutada, siis ta näeb ette nägelikult, keegi võib rünnata. Me oleme sõjas, aruta ei tea, kuidas tunneb teine osapool, kui ma foorumis saadan sooja kohta, eks ole. Et seda nagu targad inimesed nägid. Me tegimegi neid tööriistu tavamängijatele, et neil oleks mingi šanss, siis rahvas teeb botte. Teil on seda kõik probleemid, aga natukene. Vot see on kusjuures näidis mängust, mis Venemaal käivitati 3 aastat tagasi. Budžet oli 0, oli lihtsalt üks hea disainer, kes oskab joonistada. Oli üks halb HP proger, väga halb proger. Kui ma näen koodi, mis on HTML-i parsima peab, ma tavaliselt oksendan. Ja kogu aeg ropendan ja kirjutan nendele foorumis, no parandage juba oma HTML-i ära. Mul on nagu polt sellest üle ei saa. Ma pean jällegi kirjutama, et ma alguses nagu dommi mooduli järgi parsisin seda. Ja siis kui ma 98% sain, et see ei ole valiidne HTML, siis ma sain aru, et PHP progi on väga sitt. Ja siis nagu kirjutasin oma nagu HTML parseri, mis teeb seda praegu. Ja üsnaga, et see mäng nagu hakkas töötama. Toob nendele suured rahad, need käivitasid paralleelselt veel 7 minu arust mängu veel, mis toob nendele veel 7 korda sama palju raha. Et nagu küsimus on ainult selles, et praegu need ei juua ise ja nendel konflikt tegi sellega, et need palgasid teised inimesed ja teised inimesed hakkasid nendele varastama lihtsalt. No, et need tulevad progejad nagu oleks, aga siis võtavad koodi endale ja üritavad nagu raha kõrval, aga juba teised probleemid, et sa niikuinii üksi ei saa kõike teha. Et kuskil on see piir olemas, et kui sulle ikka niikuinii tehakse üks nüüd ära. Ja keegi üritab minuga seal chatida praegu World of Warcraftist. Et no võt, et sellega ma vist isegi lõpetan, et kui teil on mingi küsimused, siis nagu küsige ja las see bot nii kaua mängib. Talle õudselt meeldib selle teha. Et mul on üleval isegi kirjas, et ta ei klõpsaks rohkem kui 20 korda minutis. Selleks, et inimene ei klõpsaks nii kiiresti. Sest vahepeal kirjutati, et kui sa klõpsad, siis bännivad ära. Oled sa inimene ja klõpsad, võt niimoodi bännivad ära. Või oled sa bot ja klõpsad niimoodi ja ikka nagu. Üks küsimus kohe, et kui ma panen sulle honeypotte, selliseid saadangi fake andmeid ette, iga päev muudan oma selle fake andmete rutiini, ma kirjutan aasta aega generaatori ette, mis hakkab saatma fake andmeid õigesse kohtadesse, inimene ei näe. Inimene näeb, aga bot ei näe, jah? Bot näeb ja ta tegutsebki selle peale, aga teiselt poolt teatakse, et selle peale ei tohi tegutseda. Kui suurt peaolu see sulle võtta? Praegu mul bot isegi ei otsi enam HTML-i. Aga nagu inimene vaatab selline peal, sisulist pilti ja kui ta näeb capture'it, see sama bot, ta saadab mulle Skype'i capture'it. Siit tuleb tööle võtta, sinu vastu ei tohigi võidelda. Ei no, ma võin konsultandina olla küll, et selles suhtes, et jah, võib saata mitte valiidset andmed, aga ta juba vaatab pildi, mitte koodi. Et nägid teised, see oli uue nagu, ta nii intuitiivselt, ta vaatab, et kuskil siin peaks olema nupp, kus on peal kirjutatud mingisugune asi ja siis ta vajutabki seda. Ja kui on midagi valesti, tal ongi sellised sammud, et küsi uue lehte, valideerida ära, kas see on ikka see leht, mis sa küsisid. Kui vähegi on, siis võid vajutada, kui juba protsent mingi langeb kuhugi, et see tõenäoliselt ei ole see leht, siis ta saadab seda lehte mulle tööle. Ma vaatan, ütlen, okei, mine edasi, see on täiesti normaalne, et lihtsalt nagu muutsid midagi. Ja siis ta võtab järgmist kord juba teab, et see on normaalne leht ja enam ei küsi. Ütleme, veel 5 aastat tagasi oli natukene kergem, et need visuaalsed skännerid ei olnud kõik arvutid nii võimsad. Tänapäeval ei ole ühtegi takistust, sa võid nii hästi ära teha. No ja sa võid igale lehe capture'it panna, siis on ikkagi, sa teed 1-0 botile ära, siis keegi ei viitsi need capture'it toksida. Aga siis ei ole ühtegi mängu. Aga siis mängurid ka ei ole, peksad sellega kasutajad ära. Totsib seal midagi praegu randomiga. Siis ongi ainuke variant teha nii ja mäng
võimalikult hea mäng, et mängid tahaksid ausalt seda mängida. Just. Võimalikult vähe, et sa ei pea, saad tööl käia ja mängida. Just, lubage käia. Teine asi, et mina mõtlesin, kui ma kunagi kirjutan, isegi praegu ma tehisintellekti sellele ehitan, kui ma kunagi ehitan endale, hakkan ise ehitama mängu, ma mitte kunagi ei hakka kasutama randomit. Ärge kasutage seda randomit, see tapab kogu aeg mängu ära, et ma tulistasin sinna, hoidsin niimoodi relva ja random ütles mulle, et seekord ma ei saanud pihta. Mis mõttes? Ma teist korda lasen samamoodi ja saan pihta. Kus see random ikka tapab kogu asja ära. Et see on nagu see, miks ma just nagu, kui mind ütlevad, et sa pead, ma isegi kirjutasin selle botile seda, et ta kontrollib üle protsenti, mis nagu mulle ütlevad, et ja siis saadab foorumisse, et jälle valetate, ütleksite mulle 10%, aga see ei ole nagu 10%. Mina nimetaks seda ümber, et random on paha, aga faktor nagu õnn. Näiteks sa lähed lihtsalt otsima ja kas sa leiad midagi või ei leia, ongi sellised tegevused, eks ole. Te ei viitsi koodi kirjutama, et miks ta ei leidnud. Et kui te seletage mulle ära, miks ma ei leidnud, ma käisin, seal oli, et see on see väga hea, et umbes, et mängija tapab ühte konna, suurt konna seal World of Warcraftis, selle, mis ta nimi oli, hästi suur konn inimeste moodi. Tappis ära ja näitab mängu tegijale seda konna ja ütleb, mina ta tapsin, ütles okei. Ja temast pidi kukkuma välja silm, aga ei kukkunud. Miks? No te saate aru, random ja nii edasi. Ei, temal on 2 silma, näed. Miks ta nagu ei kukkunud? Aga see siis nagu, te näiteks sihisite talle niimoodi, et ta mõlemad silmad läksid katki. Ei, seekord ma lihtsalt käe ettega tapsin. No võtte. Sa ei fondil õige vaid. Tegelikult seletage ära, miks ma ei leidnud. Et ma läksin ja ei leidnud. Mis mõttes, teist korda ära. Mina näiteks ei ole absoluutselt õnnelik. Mulle ei vea mängudes. Kui ma jõusin, aga asja drop oli 56% ja mina käisin selle asja järgi 83 korda. Kus siin on õigsus on? Aga ma random, ma ikka ei kukku. Saad aru, veel kukkus, ma näen seda riidet, et tema peal see on. Ma ei saa võtta, et see ei ole kukkunud, sul luuti see asi puudub. Et tõestage, miks ta on. Seekord ma just tapsin käetega täna, et pidi olema katki ei läinud. Et ikka ärge ehitage sisse randomit nii vähe kui võimalik on. Kus juures see on juba tõestatud, et mängijad mängivad ja kui nad tunnevad, et random saab neist üle, siis nad lihtsalt lähevad minema. Selles Art of Game Designis on täpselt sama asja kohta kirjutatud pikalt ja laialt, kui siis millal ja parem mitte. See on samamoodi räägitud sellest. Aga kui teil küsimused on, siis küsite. Kui kaua sul selle näiteks selle World of Warcraftiga, selle botiga aega on läinud umbes? Kindlasti on see pika aja peale jaotab, aga oskad sa hinnata umbes? No see on nagu nendel kogu elu. Ja see tähendab seda, et iga moment, kui mul tekkis aega, mul oli nii huvitav seda, et ma istusin ja kirjutasin. Ma vahepeal viisin ta niimoodi, et iga moment sul tekib mingi challenge. Et vahepeal ta käis mulle niimoodi, et ma määrasin talle koordinaatid, kus käia. Pärast ma läksin näiteks, vaatasin, et mitte inimlikult käib. Siis ma õpetasin talle niimoodi, et panin ta lihtsalt püstisin ja ütlesin, et siin ümber 3 kilomeetrit võid joosta, otsi ise. No okei, ta läheb kuskil ükskord vastu puud, märgib endale, siin oli puu, okei. Ja järgmine moment, ta õppis juba selgeks seda mäppi nii ära, et ta nagu inimene käis, et ta nagu teadis juba, et seal on need loomi on rohkem, mida tal on vaja, ta läheb sinna ja kui on need saab olnud otse, siis ta teab, et seal on nagu tavaliselt on need sündivad ka, läheb sinna, et tal ei olnud vaja. Ja siis kõige raske moment oli nagu sellel Garminil leida teed. Kohast X kohta Y, et niimoodi, et vastu puud ka ei lähe. Ja inimesi puud ka, et ei ole niimoodi, et keegi läheb mööda, vaatab, et pikk sein ja see kurat muudkui üritab seinast, okei, meetad, teate nagu need mänguasjad, põk, niimoodi, see oli ebainimlik. Aga siis kui nagu ma andsin talle veel ka silmad, et ma nagu picture recognize panin ka juurde. Siis oli juba lihtne, ta kaugelt vaatab seina, vaatab, lõpeb seal ja panebki suurt õigesse kohta niimoodi. See oli alati challenge. Kuhu sa ikkagi, kui kaugele sa lähed edasi?
et sa võid minna kuni lõpmatuseni, et palju sa raiskad sellele aega. Nii palju, kui sul on, nii palju, kui sul huvitav on. Et see ongi nagu see sinu küsimuse vastus, et ei ole võimalik, et 3 kuud, siis ikka midagi huvitavat leeli, midagi veel huvitavat ja siis paned juurde. Ma lisan Aleksandri juurde ka see, et ta ütles mulle, et eile oli uus World of Warcrafti batch ja see bot ei töötanud, siis ta öösel seda parandas sellist, et täna näidata, kuidas see töötab. Just, et oli kolmapäevati World of Warcraftis tulevad aeg-aegalt patchid ja mul ikka vedas, et just see kolmapäeva tuli patch välja ja mina pidin uuesti simuleerida selleks, et täna teile näidata, kus need kõik muutujad asuvad. No õnneks kell 1 millegiga ma leidsin need üles ja läksin magama. Ja täna hommikul ärgesin, lihvisin natukeselt ja... Selle töö jaoks saaks ju boti teha. Mida? Selle töö jaoks saaks ka boti teha. Mul on olemas programm, muidu ma istuks veel. Et selles suhtes mul ongi see botikene, mis nagu otsib. Aga tema ei ole veel tehisintellektiga, et teda vaja ühtida veel ka. Ja kumba mängu sul see mängib rohkem mängida, kas seda boti tegemismängu või seda Warcrafti? Boti tegemismängu. Ma olen kindel. Ma nüüd nagu mängin vähe, et ma kirjutan mängu, mis mängivad minu asemel. Aga kas see mängu tegijad kuidagi ei ole nagu teadlikud sellest trikitamist ja nagu ei püüa seda kuidagi... Ma just rääkisin sellest nii palju, et üritavad ja proovivad, aga kui on osavalt kirjutatud, siis... Ühesõnaga ei saa jagu. Ei no, küsimus on veel see, et kui sa nii palju tegeled asjaga, kas sa nagu, ma nagu eelmine kord, kui me näitasin need botit, ma rääkisin teile sellest, et Vene tehnoloogis, et siis tekib moment, et ma ei raiskan liiga palju selleks aega, see võiks tuua mulle raha. Ja ma leidsin ühte tuttavat, mis oli Ladina-Ameerikas ja me registreerisime firmat ja hakkasime seda boti müüma. Ja võite ütelda, kui palju see raha toob. See toob nagu õudselt palju raha. 2 kuuga väga vigane bot mulle tõi umbes $20,000. Ma ei teadnud, mis nende raha peale võtta kusjuures. Pärast räägin miks. Aga 2 kuu pärast Blizzard saatis juba, no neil on nii palju pappi, saatis juba Eestisse siia, teate selline nagu Julianus Inkasso. Need koputasid mulle ukse vastu sellise sõnumiga, et meil on tüüle sõnum, me oleme Blizzardi esindajad, meil on selline sõnum, et ärge enam kirjutage. Kus need kurat said, kus ma tean, kus ma elan, sest mina saatsin nagu Ladina-Ameerikasse koodi, mis publishiti seal Ladina-Ameerikases, ju siis nendel on nagu nii palju nagu jõudu, et üle mingit IP-d ja muud asja leida kuni minu aadressini välja, mis ma olen Eestist, no okei, aga siis mul oli nagu, ma olin ette valmistatud juba, ma teadsin, mis nende peab vastu, ma ütlesin, aga näitage mulle mingid paberid, et kus te Blizzardi esindajad olete, mis mõttes nagu, et no me ei ole päris. Aga õnneks need sõitsid minu oma autoga, Julianuse autoga sisse mulle väravasse, väravat olid juba kinni pultis nagu. Ja siis ma ütlesin, ootagi, ma ei ole nagu hästi riidetud, ma lähen riidetun ja ise läksin, kutsusin politsei välja, politsei oli kohal 5 minuti pärast ja siis ütlesin, mingid mehed, midagi minust tahavad, midagi nõuavad, nendel mingit põhjust ei ole. Ja siis need märgisid ära, et küsisid, kas te tahate mingi politseisse asja valmistada, ma ütlesin ei, lihtsalt märkige ära, kui need järgmist kord tulevad, siis ma võtken kohe vangi, ma ei taha. Aga selle samaga ma kohe lõpetasin müügi, see oligi katse, et kui kaugele see jõuab. Need vennad, kes nagu viimast korda tegid World of Warcrafti peal päris suured pappi, kui Blizzard ikka võitis kohtuses nendel seda asjaajamist oli 2 aastat, siis nad lõpuks võitsid. Selle 2 aastaga, mis nad ajasid kohtuses, need teenisid nii palju raha, et ma maksid trahvi ära, ütlesid, okei, rohkem ei tee. Nendele jätkus selle trahvi maksmiseks Blizzardile ja endale ka nii palju pappi, et need lihtsalt lõpetasid boti müümist. No, teenisid nagu palju. Kas kogu sul põhimõtteliselt, see läheb litsentsi tingimustega tõenäoliselt vastu? Trademarkidega, jah. Ja et sa kasutad reklaamimisel, et tulge seda boti, see bot mängib World of Warcraft ja sellega see lõpeb. Et ma leidsin sellest üle teed ja kui mul järgmine praegu Diablo on tulemas, siis me teeme sellest. Ma ei tea, kas mul õnnestub esimesena olla, kes kirjutab boti Diablos, kui õnnestub, siis järelikult kuskil lehes kirjutakse, et automatiseeriti Diablot esimest korda Eestis, aga ma sellesse ei usu. Et sellepärast, et kui rahat on nii palju, siis tekib selline moment, et keegi tahab nagu üksteist petta, sa pead nendele enda tiimile usaldada no praktiliselt nagu endale, sest nagu tekivad probleemid, et
noh, et mul on teised projektid olnud, kus nagu lihtsalt 3 inimest on nagu tahavad teha ja üks lihtsalt pidurdab ja ta on juhatuse esiliige ja võib ju pulka kinni panna, kuna nagu üks inimene lihtsalt takistab nii palju, et pole võimalik kinni panna. Me kirjutasime sellist saiti nagu hindalla.ee. Me olime esimesed enne Cherryt ja enne minu valikut aasta aega enne ja tänu sellele, et inimene millegipärast mõtles, et see sait peaks ise töötama ja mina ütlesin, ei peab igas ukse sisse minna ja need kliendid tooma sisse. Meil läks selle konflikti ja see sait ei läinud laivi, temal üldse keelas seda panna ja kuna tal oli 40%, midagi sellist, mis me ei saanud nagu sisse panna. Ja minul oligi õigus, Cherry tegi niimoodi, et läks igas ukse sisse ja siis said kliendid ja siis hakkasid reklaami teel need samad soodustused. Ja see oligi nagu, kui sa ei usalda oma tiimi, kui sa nagu, kui teie ühiskeel, siis ei saa. Andi $20,000, mis ma teenisin poti peal, see on väga põnev. Küsimus, ma nüüd töötan pangas, ma tean seda. Kui ükskõik kellegile teist lihtsalt praegu anda näiteks 10 miljonit eurot sulas, mis te sellega teete? Ei saa sellega mitte kui midagi teha. Lähete, panete oma arve peal, järgmine mu päev te juba istute vangis. Et kust te seda raha saite? Ei saa öelda, et mul maksud ei ole maksud, lihtsalt kui ostate autot, ikkagi jätte vahele. No see lihtsalt saite endale kinos käia, süüa osta. Ei ole $10 miljonit, saate aru, et te ei saa sellega niikuinii mitte midagi teha. Kui see ei ole ausalt teenitud või see ei ole mingisugust skeemat, kuidas see läbi minna, ei saa sellega raha mitte midagi. No ma lihtsalt raiskasin need raha poodides, ostsin endale mingit juppe ja mingit talle, käisin kinos umbes. Pole võimalik selle rahaga midagi peale võtsin. Miks sa seda raha ametlikult ei saa siis võtta mõne? Kuidas sa vormitad seda? No see firma, mis müüb botti. Firma Ladina-Ameerikas müüb botti. See on puhta rahapesu. Sa võid Eestis ka teha firma? No võid teha. No okei, siis on trademarkide pretensioonid on kohe suur. No müüd jälle see 20,000, kui lisalt tuleb, siis lõpetad ära. No võt ongi niimoodi, sa pead siis marketingiskeemi ehita niimoodi, et sa nagu see Rate.ee, et miks teda osteti ära EMT-s, teate miks? Sellepärast Rate.ee teenis EMT peal rohkem kui EMT tema peal. Ja sellepärast ostetigi ära. Ja see ongi niimoodi, et kui sa suudad oma marketingid ehita niimoodi, et sa teenid rohkem kui see trahv, siis küll jah. Mina nagu ei riski, ma ei taha nagu mängida seda vene ruletti ja saada, et kas jopub või mitte, ma ei taha vangis istuda. Ma tahan ikka nagu enam-vähem nagu ausalt. Ja ma lihtsalt ei taha 48 tundi päevas klõpsutada. Et sellepärast ongi niimoodi kirjutada sellist, mis klõpsutada. No pole võimalik, kui sul ei ole nagu ametlik skeem, kui sa ei maksa maksud, siis selle raha pole mingi teha. Sa ei saa mitte midagi selle raha eest osta. Et mul on mingi sellised konkreetsed juhused elus, kus inimesed nagu ausalt teenisid raha, tegid tööd, aga võtsid seda ümbrikus ja ostsid midagi suuremat ja siis lõppu niikuinii maksavad trahvi, maksud ja kõike. Et see on nagu triviaalne, et sa pead maksud maksma, sa pead aus olema, see on normaalne. Ja kui sa seda ei tee, aga botidega, kuidas sa seda teed, see on väga mõnete küsimus. Mis sa selle Sampos oled süssad mingi programmeerija? Ma olen internetipanga kanali arendaja. Et see on see elektrooniliste kanalite arendaja. Et selles suhtes, et minu töö on sisuliselt, kui meil seal istuvad inimesed, kes kirjutavad meile koodi, teiste koodi üle vaatama, üles laivi panna. Ma omas praegu ettevõttes ma kirjutan suht vähe koodi. Rohkem tegelen paberitega muudesse ja program ühteti mulle teine ka olemas töö, millest ma ei saa rääkida, kuna mul on leping tehtud, ma ei saa sellest rääkida. Aga lihtsalt teine töö, mis ma teen 4 tundi, pool veel päeva veel ühte. Kas kellegil on veel mõni küsimus? Võraks või mõne küsimus? Et on sellised mängud ka, kus programmeerivad mingisuguse algoritmi, mis peab siis mingisugust strateegiat realiseerima, uploadivad oma koodi ja siis nagu näiteks korra päevas tehakse siis selline suur lahing, kus võistlevadki need algoritmid oma vahel. Kas on nende olevat kokku puutunud? Mind juba küsiti seda küsimust. Ei, mulle see millegi pärast ei meeldi. Ma ei taha tõestada, et ma botidest olen parim. Mulle ei meeldi olla esimene. Ma pigem olen hea teine kui esimene. Esimesel on liiga palju vastustust.
mitte vastutust, aga temast nõuatakse liiga palju. Et ja võib-olla ma ei ole nii ambitsioonikas, nagu ei taha mingi võita võistlused, aga ma ei näe pointi. No võitsid, said karika, mis sa sellega teed, mis sellest ei anna isegi juhu.